näed, kus prillikiri seisab? Ei, ma tean, aga ta on ju nii palju ümber tehtud. Tiiniste tuli või mina ei tea, mis muu. See tseremoonia pidulik küla. Ma olen auto. Sünniaasta on 22 või raisk. Siin oleks mees surma saanud ja koha. No jälle praegu ukse peal. Pauk tuli üleval. Me oleme tõesti üksteist ennem näinud, et me näeme veel. Kursil on. Voolujooneline. No ega, jah.
vaikselt hiilida autod ette tagasi, valvel võtta. Me oleme ilusti valvel siin jälle. Nii, vabad! Riitul! Pealtvaatajad paluks kas siiapoole või siis sinnapoole. Endel palun tule, võtame nüüd sõna. Et sõnavõtuks anname sõna endisele valgukomando päälikule Endel Mesekule. Äkki tuleme sealt tee äärest ligemale siia autod ja võib ka ühel ajal neid autosid vaadata, kellel silm särama on lööd. Et äkki ruupurisse või? Äkki tuleme ligemale, siis kuuleme ka. No ma katsun palju jällegi rääkida. Jah, okei. No eelkõige lugupeetav valgurahvas, eelkõige valgurahva külalised, pritsumehed üle rajooni või nüüd on juba üle maakonna, minu alune rajoon, eks ole. Teile südamlik tervitus vanade veteranide poolt. Meelis tegi mulle siin ettepaneku, eks ole, pisut valgustada valgustada möödanikku, mis jälle aastate tagused, aastakümnete taguseid oli, siis mõnevõrra võib-olla, ma loodan, et mitte väga pikalt seda asja teha, eks ole, rääkida teile ühte kui teist ja meie vanadest veteranidest nii võid teha, eks ole. Tubli. Nii, aga et pea on vanavõitu, ma panin natukene paberile ka. Võib-olla annate andeks, ega siin ma päris pastor ei ole. Et võib siia nende pinkide peal istuda, lugupeetud külalised. Istume ilusti siia. Teil on jalad nii väsinud sellest suurest paraadist. No, ma ütleks teile selle juhtlause esiteks, et tuli on ju tubli peremees, aga tubli sulane, aga kuramuse kehva veremees. Meil on valgus õnneks olnud, et jätkab meie vanade veteranide tööd niisugune erudeeritud mees, nagu on seda Remmel ja müts maa selle mehe ees, kes viib asja siin kohapeal edasi. Tõepoolest, nii teemegi, eks ole. Au ja kiitus talle ja tema tegudele, mitte ainult Valgu piirkonnast, vaid siin Märjamaa ja isegi Rapla ulatus. Nii et aplaus Meelitele, et korraldab seda siin. Nii, aastad on ju sellised, mis viivad mälust nii ühte kui teist, aga ma elustaks enda mälestusi muidugi võib-olla muutub liialt tüütavaks teile või individuaalseks, aga see kõik on seotud sellega, mis on Valgu tuletõrje omal ajal teinud ajapikku ja ajaloo vältel. Pikad võid olla. No vaat niimoodi. Esimesed minu mälestused, mis on Valgu ajaloos, mis üldse eksisteeris, eks ole, kui tuletõrje ja pritsumetsa tegevuse näol oli üks tulekahju, mis toimus Valgusele Veskis, eks ole, see oli 26. aastal, kus põles maha suur saevabrik ja Veski ja Villaveski ja kujutage ette, seal oli siis pritsutehnika, mis ta oli, käsiprits, palju pidi jõudma sellega töötada siis 6, 7 või 8 inimest, eks ole, aga ometi tänu sellele tulemüürile, nii et kaasaegsed ehitised peaks olema ka tulemüüridega varustatud, et tuli ei pääsenud katlamaal edasi ja katel jäi all. Nii, aga minu isiklikud mälestused on seotud alates 50. aastast, kui 50. aasta teisest poolest, kui siin oli niisugune võimast vägev organisaator, nagu oli seda Ottender August ja tema lõi siia siis, nagu öeldakse, selle tuletõrje seltsi või jälle salga ja allusime tollal Pärnu